Mööda Eestimaad ringi sõites olete kindlasti märganud, et siin on väga palju erilisi kodusid. Mõned neist on väga väikesed, mõned jälle väga suured, mõned väga erilise aia või asukohaga. Olete te tabanud ennast mõttelt, et tahaks nendesse majadesse sisse piiluda. Täna me oleme Tallinnas, Pirita linnaosas, Vesiveski tänaval ja seda üle 1 000 000 eurost maja tutvustab meile perenaine Piret Laos. Piret juhib Kanal 2 saadet Hommik, mis on esimese kuu jooksul hulga vaatajaid kogunud. Seetõttu saab üsna kindlalt väita, et Pireti kodused tegemised huvitavad paljusid. Tere, Piret! No tere! Mis sa siin toimetad? Tere! No mis ma toimetan, sätin siin oma roose praegu korda. Aias on üldse palju tegemist, et väike aed, aga vajab siin ikka hoolitsemist terve suve, et teen siin praegu korda. Kuidas sa seda kõike jõuad? Tead, peab jõudma, keegi peab ikka tegema seda tööd ka, et hakkada ka hommikul otsast tegema ja... Et aednikku ei ole sa endale veel palganud? Ei ole. Ma ei usalda lihtsalt. Ma olen selles mõttes ikkagi perfektsionist, et mulle meeldib, et kõik on minu käe järgi, et see roos on täpselt nii kõrge, kui mina tahan ja saialill siin samas ja et need puud on pügatud täpselt nii sellise nurga alt, nagu mulle meeldib, et mulle meeldib ikka ise teha kõike seda. Ja. Pireti kaunis kodu asub Pirita jõe ürgorus, privaatses ja turvalises paigas, Vesiveski tänaval. See on kunagise Pirita ringraja lähistel ja uudishimulikele peaaegu märkamatu. Kauni kodu kõrval asub ka imeline aed. Jah, meil on siin väike selline suvemajake, kus on hea istuda, väike veesilm, aga tegelikult olulisem võib-olla jääb siit meie aiast tahapoole, et siin kohe nende puude taga on see selline org, kus siis on Pirita jõgi, voolab oma sellise puhta mõnusa veega, et see on selline meie pärl siin, et siia on käia mõnus ennast kastmas, värskendamas, seda veekohinat kuulamas ja nii edasi, et see on selline meie naudingu koht siin ja... Olulisim on aga see, milliseks Piret oma pesa, nagu ta ise seda nimetab, kujundanud on. Võib vast isegi öelda, et tegemist on villaga. Ja Piret, mis sa arvad, lähme äkki piilume sinna majja sisse ka? Jaa, muidugi, lähme, palun. Kaunisse koju sisenedes jääb ilmselgelt esimese asjana silma avar ja ülikõrge aatrium, milles asub vägev akvaarium. Nii, tule edasi jälle. Siin on siis meie elutuba. Eriti uhkem olen meie kalade üle, saa tuttavaks. Nendel on kõigil nimed ka. Et ütleme, et sinu jaoks võib-olla akvaarium, aga meie jaoks lemmikloomad. Ja elavad sa need kõigil vahet, no näiteks see siin, see kollane. Ja see kollane, kusjuures on kõige vanem veel, et tema saabus meile siia esimesena. Tema on emane kala ja kannab nime Reelika. Et ja selline, kõik inimeste nimed, eks ju, minu jaoks oluliste inimeste järgi, kes mu elust on mingitel ajaperioodidel läbi käinud, nii et jah, tema on Reelika ja tema on selline meie perenunnu, et ta kõigile meeldib hästi rahulik, hea iseloomuga. Hea televaataja, ära nüüd väga pahanda, aga ülikalli 1,2 miljoni eurose hinnaga müügis olev maja ei ole siiski päriselt Pireti kodu. Ma pean ütlema, et ma ei ole siin kandis niimoodi nii majade vahel ju kunagi käinud. Eks ta on selline suured, uhked majad, põnev on siia lähedale sõita, et võib-olla sa äärmisel juhul saadki mööda sõita sellistest suurtest majadest tavaliselt. Et ikka hea meelega piilud sisse, kui kutsutakse. Proovisime lihtsalt, kuidas ta sellesse rolli suudab sisse elada. Seda eriti veel olukorras, kus Piretil pole kunagi oma aedagi olnud. Ma olen muru elus niitnud küll, aga ma arvan, et ma päris selline aiapidaja veel ei ole. Mul näiteks koduste taimedega endal juhtub nii, et ma ikkagi pigem kas ujutan nad üle või kastan ala. Et nad millegipärast ei taha mul üldse püsida, et mulle väga meeldiks, kui mul pärast minu käega üle käimist oleks selline aed ja väga... Põneva maja avastamisele, mille tegelik peremees ei soovi kaamera ees seista, saime seega nüüd hoopiski koos asuda. Ja esimene, mis meid köitis, oli vägeva basseiniga saunakompleks. Ja lisaks sellele suurele basseinile, kus ennast mõnusalt kasta saab, on siin ju tegelikult olemas ka aurusaun. Kuidas sinul, Piret, suhted on aurusaunaga?
Tänan küsimast. Ma tegelikult ei ole tõesti võib-olla selline saunataja, kes see aurusaun on ausalt öeldes suurem kui mõnes spaas, et siin on täitsa mõnus. On ka siia sinna peale, et siin saaks täitsa viiekesi aurutada. Mina kusjuures, ma ei ole väga suur saunataja, ma olen see naiste sauna külastaja alati, kes läheb 70-ga juba käib ära, et siis saab esimese sooja sisse. Nii et aurusaun, mulle täitsa sobiks, kui mul kodus oleks olemas. See on ka selline nagu mõnusama temperatuuriga. Jaa, nagu me natuke kujutamise on täitsa mõnus. Selle kauni maja peamine hinna argument on aga kindlasti asukoht. Privaatsust on ja see teeots, ütleme see Vesiveski tänav, mis algab nii-öelda vanalt, kes teavad vanalt Pirita ringrajalt. See silt on peaaegu märkamatu ja see tee tuleb siin, kiira-käära tuleb mändide vahelt. Võib-olla siin harrastusjooksjad ja suusatajad on selle koha omale avastanud. Asukoht on muidugi super, sest ta asub Pirita jõe ürgorus ja terve see kinnistute asu, kus on siin 5-6 maja, jääb nii-öelda nagu orgu, nii et tuulised ilmad ei ole siin probleemiks. Kui mere peal on teinekord päris tugev torm, siis siin jõe ääres on alati vaikne ja privaatne. Ja läheme nüüd siia teisele korrusele. Ja kuidas sul on? Kas sul jube ei ole astuda? Siin on klaastrepp. Mul otseselt jube ei ole, aga ma jälle lapsevanemana mõtlen, et võib-olla mul oleks jube, kui mu 5-aastane siin muidaks, eks. Samas tundub kõik täiesti stabiilne ja töökindel, et ilmselt pole põhjust, see on jälle see inimlik hirm, mille sa ise endale tekitad, et näed, paistab läbi, järelikult on kukkumisoht, tegelikult on kõik okei. Kui ma selle maja peale mõtlen, siis või seda maja vaatan, siis teda minu jaoks ongi võib-olla huvitav vaadata, et ohoo, kuidas inimesed elavad ja kuidas nad on kasutanud siis seda oma ruumi ära, missugune on nende maitse. Kas see maitse ühtib päris minu maitsega, ma ei saaks öelda. Ma olen ikkagi pigem võib-olla hingelt hipi ja elangi hea meelega rohkem võib-olla 30-ruuduses hütis kui sellises mega kõrgetel lagedega ruumis, mis väga ka kajab, eks ma üldse ei kujuta seda elu ette. See on puhtalt minu subjektiivne arvamus. Kogu see maja on minu maitse järgi ehitatud, ta on nagu kasutanud kuidagi seda prantsuse stiili, millel nad on nagu arhitektiga leidnud ühise ütleme, tee selle lahendusele. Kõige vägevamaid elamusi pakkus meile aga hiiglaslik aatrium. Tead, ma võikski jääda siia neid kalu vaatama. See on päris rahustav. Ma võiks neid aknaid jääda vaatama, kes need küll puhtaks pesi. Ma ütlen ausalt, et ma ise küll ei tahaks olla see inimene, kes neid aknaid peseb. Aga kalad on toredad, kalad mõjuvad siit ka hästi. Hea suur ruum, tuled hommikul üles, siit saad piiluda, kas emadepäeva kook juba valmib, kas pean veel üleval olema, voodis ja nii edasi, et selles mõttes on mõnus. Tavarad ruumid sulle siis meeldivad? Ütleme nii, et nii avarat ruumi minu kodus pole veel varem olnud. Aga siin saaks hakata lauljaks, mulle tundub isegi, sest siin kajab väga hästi. Ma arvan, kusjuures, ma ei tea, aga ma arvan, et jube raske on elada tegelikult, kui see kogu aeg kajab. Või vastupidi, äkki on harjumise asi. Et eks jälle inimesi on erinevaid ja ise oled selles vaikses madalal aega toas harjunud, aga siin kahtlemata sul tekib ilmselt tunne, et sa oled laulja. Ma arvan, lauljad päriselt kajavas ruumis ei harjuta, aga mitte lauljad võivad arvata, et nad oskavad sellises ruumis laulda. Ja magamistuba. Avar, mõnus, punane. Suur, punane. See punasega, kusjuures on alati, minu meelest ma olen aru saanud, et inimesed jagunevadki 8 on need, kes punast panevad magamistuppa või üleüldse koju ja need, kes seda kunagi ei pane. Magamistoas punast minul ei ole kunagi olnud. Tõesti ei ole. Aga õnneks siin selle valge nagu tasakaalustab päris kenasti. Ja punane on hästi intensiivne värv, et kellele meeldib, sellele meeldib, aga piilume korraks sinna vannitoa poole ka. Vannituba magamistoas on teretulnud alati, siis saab hommikul kenasti oma toimetused ära teha. Aha, siin saab isegi televiisorit vaadata, sellist aparaati ma ei ole kes näinud oma elus. Väga julge igaks juhuks katsudagi. Nii et siin saab telekat vaadata, saab pesemas käia ja piiluda, mida naabrid teevad, sest et mida eestlane tahab näha, kas naabril on juba muru niidetud või veel ei ole. Nüüd aga selle kalli kodu kõige olulisema detaili juurde.
Läksime ja otsisime, kus siin on ligipääs lubatud Pirita jõele. See jõgi on siin samas, näed, ma fantaseerisin enne, et see on kaugemal. Ja vaata, siin on isegi väike selline toolike, kus saab istuda ja seda jõevulinat kuulata. Tunned? Tunnen. Nagu Võrumaa metsades oleks. Jaa. Paned silmad kinni ja ammutad energiat. Ja me võime ka kujutada, et see on Emajõgi, Võhandu jõgi. Ja, või Pirita jõgi, nagu ta tegelikult ka on. Jah. See on päris lähedal, jah. Ma arvasin, et ta on natuke kaugemal, kui ma siin enne udujuttu ajasin, aga siin saaks ujumas käia ju küll, põhi paistab. Kui mulle tundubki, et kui ma olles kuulnud ka selle maja väärtust või selle maja hinda, siis mulle tundubki, et see väärtus seisneb selles kohas, nendes puudes siin ümber, selles aias ja selles jões. Tõepoolest, et seda küll igaüks endale lubada ei saa ilmselt, et tal voolab Pirita jõgi hoovist läbi põhimõtteliselt. Ja nii looduslaps ma olen küll, et see mulle väga meeldiks, kui oleks kodu juures selline turvatud. Küll ta peab olema turvatud jälle, et see aed seal ees, nagu siin taga oli, on väga teretulnud. Ilmselt ka lastega peredel väga kohustuslik, aga jah, selles mõttes on looduskeskkond siin väga mõnus. Seega 1,2 miljonit ja üks Tallinna linna erilisemaid krunte koos kauni majaga on teie. Või ehk saab ka tingida. Hind on ju ikka päris soolane. Enne tänast intervjuud just vestlesin peremehega ja ütlesin, et siin kõrval on veidi odavamad need kinnistud ja peremees ütles, et ma olen alati kauplemiseks valmis, et helistage ja räägime läbi, tulge ainult vaatama.